Kuhu sa selle mängukaruga nüüd kõnnid? Ma pean külla minema. No kell ei ole veel 10. No midagi muud targemat ei oska naabrimehele kinkida ka. Kas sa tead, et päris karupoeg ongi sündides nii suur? Mahub parajasti peopessa ära. Nii väike või? No sihukest küll ei kardaks. Sihukese võiks kohe lastele koju mängida. Ära seda küll tee. Karu jookseb küll inimese lõhna tundes ära, aga kui emakarul on väikesed pojad, on ta väga ohtlik. Tead, ma ütlen naabrimehele, ma leidsin metsast karupoja. Emakaru ajab mind taga. Lasi mind ruttu tuppa, anna midagi juua. Hing on niigi paelaga kaelas. Oled sina ikka kaval pea. Jäljed reedavad, et sel metsasihil on tatsanud pruunkarud. Mesikäppadel on Eestis olnud erinevaid aegu. Sajandi eest peeti otte ohtlikeks ja kahjulikeks ja muud kui kütiti. 1934. aga võeti karu looduskaitse alla ja teda kaitsti ka 60. ja 80. aastail. 1910. aastal oli karusid Eestis vaid 10 ja päntajalgu ähvardas väljasuremine. Praegu teatakse meil elavat 700 karu. See on sajandi kõrgeim arvukus. Mesikäppi kaitstakse Euroopa Liidus rangelt. Mõnel pool, näiteks ka Eestis, lubatakse teda küttida, et karud ei lakkaks inimesi pelgamast. Viimased 50 aastat on karu arvuks tasapisi tõusnud. Karut on hakatud hindama alguses kui nagu jahiulukit. Hiljem aina rohkem kui ühte väga huvitavat ja suhteliselt haruldast liiki Euroopas. Kuusetihnikust leiame karupesa. Paraku avastasid selle talvel ka jahimehed, nii et emakaru põgenes ja jättis pojad maha. Talvitusajal ei tohi otte häirida. See on niisugune küllaltki tüüpiline karu talvituspesa, et niisugune hästi korralikult tehtud. Ja tavaliselt korralikumalt teevad just nimelt emakarud, kellele siis on plaan nagu poegi sünnitada. Neil sünnivad kuskil aastavahetuse paiku. Selle konkreetse juhtumi korral olid siis ka siin emakaru ja 3 väikest poega oli siin. Karu saab suguküpseks hilja ja sünnitab poegi 2 aasta tagant. Seetõttu laieneb ka tema levikuala aeglaselt.